Tere, armsad Plaastrid peale kanali vaatajad. Nagu ma lubasin teile, mis te arvate, kellega koos ma siin istun? Marega. Ja Mare räägib kohe teile oma viimaseid põnevaid lugusid plaastrite kasutamisest ja kuidas tal üldse läinud on. Tere, Mare. No tere. Kuidas läinud on? No jumalast hästi. Suurepäraselt. Ise ka kadestan nii hästi, eks ju. Ja vaata, me käisime koos reisil ja meil oli väga-väga tore ja sa ütlesid, et sina pidasid selle reisi väga hästi vastu tänu plaastritele. Räägi, kuidas sa neid seal kasutasid ja mis sa tegid? No tegelikult plaastrid on ju iga päev mu elus, ütleme nii, eks ju. Et tihtilugu ma isegi ei pane tähele ega ei mõtle selle peale, kui hästi nad mind on aidanud. Aga mul tekkis, me sõitsime Šotimaale, pikad lennud, liikumised lennujaamades. Ja mul tekkis esimesel ööl kohe, kui me jõudsime Adeleeni. Läks jalg alt ära. See tähendab, et mul meniski rebend, mis mul oli 3 aastat tagasi, aktiveerus või midagi veel, seal Bakerit süst ja selline asi. Ja lihtsalt öösel kell 5 ma enam jala peale astuda ei saanud. Muidugi oli, šokk oli ikkagi suur ja tundus, et on vaja EMO-sse minna, et ma ei võtagi jalga alla, aga kuna mul olid siis plaastrid kaasas ja mul on kaasas ka hiili, millega on võimalik väga kiiresti anda elektriimpulssi ja võtta valu maha, siis ma hakkasin kell 5 tegelema oma jalaga väga aktiivselt. Ja tegin kõigepealt hiili valuprogramme ja kui need valuprogrammid läbi sai tehtud, siis panin plaastrid peale ja kell 8:30 astusin ma 3. korruse trepist alla, nagu poleks midagi juhtunud. Muidugi sellel päeval oli meil palju kõndimist, ma vaatasin, et ma kõndisin 7000 sammu, aga mul oli ka jalg ära plaasterdatud, seal oli X39, seal oli Carnosiin peal, seal oli Eion peal ja oli ka veel Ice Wave. Ja ma sain selle päeva ilusasti ära kõnnitud. Järgmiseks päevaks ma soovisin vihma, nii tuligi. Ma sain rahulikult enda järgi seda päeva planeerida, ma ei roninud kuskil vaateplatvormidele ega kuskile välja. Ja tegelikult tänu plaastritele ma sain tõesti selle reisi väga hästi ja edukalt ära tehtud. Ja praegu on ikkagi seis selline, et kui mul plaastrit peal ei ole, siis see jalg annab mul tunda ja ta võib vahepeal alt ära minna lausa. Et eile jälle oli nii, et ma ei pannud neid kõiki kombinatsioone peale. Oli ainult üks plaaster, Eion oli ainult peal. Ja läksin siis pakke viima ja lihtsalt seistes tunnen mingi nõks ja juba jalg on valus, eks ju. Aga õnneks ta läks suhteliselt ruttu, läks mööda. Nii et ma sain oma stuudiosse tagasi kõndida ja panin siis ülejäänud plaastrid uuesti peale. Käe peal on mul Carnosiin, ma pole seda jupp aega nüüd kasutanud. Ja ausalt öeldes on huvitav see, et kui ma kasutasin Carnosiini pikemat aega, siis oli mul ega need liigesed ei andnud tunda, aga mul oli ka nägemine väga hea. Nii, ja siis oli muidugi see reis ja liiges ja kõike muud oli vaja kasutada, Carnosiini mul kahjuks ei olnud. Ja nägemine kukkus ära, vaata see trauma on ikkagi selline, või selline ematus ka, eks ole, tõmbab kohe nägemise tagasi. Ja nüüd ma panin jälle Carnosiini peale ja sõidan ilma prillideta. Et see on nagu minu jaoks niisugune näitaja, et muidu ma pidin siin Tallinna vahel ja maanteel sõitma ikkagi ka päevaaeg prillidega, et ma pluss 1,5 ikkagi, aga praegu ma saan ikkagi päevad läbi nii, et ma prille ei kasuta, arvutiga töötamisel kasutan, lugemisel ka kasutan, aga ülejäänud aja ma saan ikkagi prillivabalt elada. See on väga mõnus. Kuule, sa rääkisid seal reisil ühte põnevat lugu, mis teil on küll praegu on pooleli veel ühe inimesega, kellel juhtus näppudega midagi. Kas sa jagaksid seda natukene, palun? Jaa, siin oli üks tegelikult isemeettöötaja, kes puuraiumise masina vahel jäi oma 2 näpust ilma ja see pilt oli väga rõve, mis mulle näidati. Ja seal tekkis tegelikult gangreen ja need näpud taheti amputeerida. Aga kuna ta ise on selline ka väga paljus kasutab ütleme loodusravi ja selliseid meetodeid, siis ta otsustas, et ta otsib veel kõike lahendusi, mis olla võib, eks ju. Ja siis üks inimene, kes teda tunneb, jõudis siis minu juurde ja ma andsin talle kaasa Eioni plaastrid.
ja seal oli tekkinud väga tugev surnud kude, mis oli nagu põhjuseks, miks taheti seda näppu ära amputeerida. Ja see surnud kude eraldus ja sealt ta oli ainult ühe plaastri peale pannud. Ja see surnud kude eraldus ja seal all oli juba terve nahk tegelikult. Ja see paranemine hakkas nii kiiresti toimuma, et noh, selles suhtes nagu praegu on näpud alles ja ma nüüd viimaseid asju pole näinud ja pilte pole näinud, aga sellisel moel nagu pole ka ise ausalt öeldes näinud ja kogenud. Ja see on võimas lugu, et kui inimesega kohtud mingi hetk, siis äkki jagad meile ka, kuidas tal edasi läinud on see tervenemine. Tavaliselt, kui inimesed saavad terveks, nad kaovad ära, eks ole. See on ju tavaline asi, keegi väga ei räägi ka, eks ole, sellest, mis toimub ja kuidas on. Alaviida plaastritest on mul ka väga head tagasisidet. Oli üks ema, kes oli sünnitanud ja 3. laps kodus, eks ole, närvisüsteem käris täiega üle, und ei olnud, magada ei saanud, süsteem täiega sassis. Ja siis andsin talle alaviida plaastreid. Esiteks, kui ütles, et ta esimene kõmm magas ja teiseks muutus närvisüsteem nii rahulikuks, mõnusaks. Lapsed olid rahulikud ja ta ütles, et ta kasutas ainult 7 plaastrit ära. Ta on jälle tagasi normaalne inimene ja mees küsib, et kuule, mis asja sa siis nüüd tegid, eks ju. Ja tema veel ütles mulle ka, et palun jaga seda infot kõigiga, aga noh, selles suhtes, et mul tuleb kogu aeg nii palju igast asju peale, et ma tõesti ei ole jõudnud jagada. Ja sest need lood võivad kedagi aidata, on ju, et eks me sellepärast seda oma tööd teemegi, sina veel suuremal määral oma armsas Biore keskuses ja siin Infinitis sa teed ju veel bioresonantsi ja et eks me ju kõik üritame aidata inimesi, on ju. Jah, selles suhtes, et kui on ikkagi olemas asjad, mis ikkagi 12 tundi sinu keha tervenemisprotsessi toetavad. Noh, nõeltega on hea, nõelad on 7,5 tundi, eks ole või. Aga samad akupunktuuripunktid ja 12 tundi on valgus ja soojus keskkonnas ja mõjutatavad. Siis loomulikult kehal on palju kergem uuesti ennast järje peale saada. No just. Aitäh, kallis Mare. Tore oli sind jälle näha, et teeme mingi aja pärast jälle. Vahepeal update'i, kuidas läinud on. Nii et aitäh. Ja septembris teeme Rakveres ka just, jälle millal kohtumise. Teeme? Et me lepime aja kokku ja vaatame, et teeme septembris kohtumise. Ja, teeme septembris kohtumise, just. Et räägime neid lugusid. Just. Aitäh sulle. Ilusat päeva. Plaastrid peale. Plaastrid peale.